No nii. Ja ma ei tea, kuidas te kuulete mind praegu. Aga noh, vaata. Vaata, kus ma olen praegu. Päris suur rida mu taga ja ees on ka veel. Vaata. Tüübil lähevad seal vetsu ja siis üks tüüp seal nüüd oma titaga käib ringi. Mis proovib magama panna. Aga vaadake, mis mul siin ees on praegusel hetkel. Natuke. Oota, ma ei saagi vaadata. Ma peangi niimoodi näitama. Okei, niimoodi palju kerge. Mul on riis. Siis on mingid mõstustra ja maasikad koos riisiga pandud väiksesse purki. Seda vaatame, proovime pärast, kuidas ma lahti selle saan. Ja siis on donuts. Võt, täiega donuts, jah. Selline, ma tõtta Soome donuts, mis Finnaril tehtakse. Ilma auguta muidugi. Peaks mingi puurimismasina võtma, millega saaks nagu seda augu teha, siis oleks nagu täielik doonat. Aga siis on meil magustoit. Ma ei tea, kui hästi see näeb. Selline kook. Seda ma olen varem ka söönud ja see on super hea luksus. Ma varastaks kõikide omad siit ära. Näiteks naabrimehel on ka seal oota, minu naabrim. Kõik söövad ju. Ja ma ikka hoian neid vaata siin sees, selle kotis. Et siis kui me maandume, siis ma äkki jõuan selle või teha lahti, sest see või on ka nii imelikku. Ja magus nagu mingi maasikamoos, tead. Ja seda, mis panengi selle donuts peale. Et donuts on mul käsi natuke terviseb, aga nagu donuts ja siis võid peale, eks ju. Ja siis on see meie soetoit. See on alumiinfoolius või mina ei tea, missuguses foolius see on. Kus metallipurk vist. Kus ta siis on sees. Ja siis on hästi pikk number ka siin vaata. Need on nagu julmalt palju tehtud. Siin nagu lihtsalt number hakkab nagu 7 ja siis nagu lihtsalt number läheb ja läheb. Ei ole 3, mis see piilugu ongi. Ei ole nii lühike. Piir paneb mul lihtsalt minema. Aga see purk on nagu mitu miljonit ja üks täht on ka veel. H-täht. Ja kõiki seda ma teostan ja avan ja söön tead nende juppidega. Ma peaks nagu need jupidest lahti saama ja koguma ja siis vaata siin on vist on suhkur ka, vaata. Sugar, kummal pidi ma panengi selle, kuule pidi. Ja eks ole. Ja siis ma ei teagi, millest ma alustan. Siin on kõik olemas. Ja, mina ei tea, millest alustada. Et soetoit vist on, ja vaatame soetoitu. Siit läheb lahti nüüd praegu. Oota, need on friikartulid, täiega. Friikartulid, vaata. Oota, lennukitoit on siin nagu need kindlasti friikartulid ei ole. Aga jah, hästi kuum on. Ja vaata, ega siia ei mahugi, vaata, kõik kukuvad maha. Ja siis proovin nüüd lahti läinud. Mõistad nagu, vaata, tooksin oma kohtu, vaata, kohtu. See tuleb välja. Kui sitajun tuleb välja niimoodi. Samad hääled tulevad. Siis kui ma vetsus olen. Ma nüüd ma torkan selle, vaata selle. Siia. Vaat see on tore näha. Mis see olgu. Seda nagu igal pool. See on see... Oota, ma ei teagi, mis on. See on paprika vist. Ei ole, see oli siljanka. See on siljanka tšu. Siin on liha ka sees. Oi, kui hea liha on. Oi, paneb. Ma hakkan künnevarbad siin lakkima, tead, nii hea liha. Ja muidugi sibul. Ei ole. Kõige asi. Ta läheb kirjas niimoodi. Paprika, liha, see osa on kõige parim. Siis nagu ainult haledamaks läheb. Ja siin on ka paprika. Üks paprikatükk on
läinud siia kõige hulemasse kohta. Selle me peame päästma, võtame selle tagasi. Me ei saa seda tagasi, kas me võitleme selle lõpuni, kas me saame? No nii, ja tuleb. Ikka paha, üks paprika ei aita. Peab ikka liha peab olema palju. Ma mõtlesin nagu, kas ma võiks nagu need segada kõik ära. Et kas ma nagu panen need kõik siia peale niimoodi segan, et siis nagu läheb kõik ilusasti alla. Või siis hoiangi niimoodi. Tead, ma hoiangi vist niimoodi, et kõige parem on niimoodi. Muidu kui need vaenlased tulevad siia liha katsuma, siis nagu kõik läheb lihtsalt mädanema. Mulle ei meeldi mingit mädalõhnad. Need haisevad ka nagu... No, kohe ma ei saa. Selle riisi võiks ka lahti teha. Eks aga point on selles, et no kõiki asju peab korraga sööma, eks ju. Et kui sa näed näiteks McDonaldsisse, sa ei pea nagu alati tellima 10 tükki hamburgeri ja juustu omad veel. Et parem niimoodi, et 10 tükki hamburgeri, eks ju, üks on juustu oma ainult, üks on ilma lihata, üks on ilma burgerita, siis 4 on kas või koos majoneesiga, teine on nagu ilma majoneesita ja 6 on kanalihaga, 7 on siis põrsalihaga ja siis 8 on ahvenilihaga ja siis 9 on kas või täielik kala burgeri vahel ja 10 on kas või siis tead, kukesaba oleks seal vahel. Nagu igat sorti. Et siin ma ka nagu mõtlen, et ma nüüd söön selle 1 tükki veel ära, see oli nii hea. Ja nüüd ma kasutan selle või ära. Niimoodi löön selle pakk lahti. Ja pakk läheb niimoodi lahti. Vaatad need osad ära. Ilusad osad. Aga siin on midagi viiga. Kui ma proovin teha teistele, vaata niimoodi, no siit saaks ka äkki. Vaata. Küll see läheb. Aga võt ei lähe. Päris raske on saada seda. Et järelikult sellest otsast. Või sellest. Jäävad sellest. Mis on väga ohtlik, kui seda eks. Nagu mina. Suuga ei tohi teha. Et paned käpad siia maha ja siis ühe käpaga hoiad kinni, eks ju, ja siis teisega vaata. Hoid ikka kaameras kinni. Ma unustan alati, ma vaatan seda pilti tead, ma vaatan seda pilti, mis ma filmil edas, vaata. Nüüd on nagu niimoodi, mul lähevad nagu silmad nimelikult äkka. Aga siis nagu just vaatan kaamerasse, eks ju, rohkem ja ma ilma ühte kätte ei saa. Nüüd on selle kaamera lähedamale siin ja uskumatult väike. Et mul on alati niimoodi, et ma ostan selle, mis ongi pool kilo võid või? Kui ma Soomes olen, siis või nimi on voi. Et nagu oleks mingi probleem, nagu voi. Nagu jõuluvana ütleb hoi. Purjus ema ütleb mehele ja. Kas tuled voodisse? Ja. Okei, aga selline väike tükk võid. Ja selline mats, ma siis proovin selle rosina saia peale anna, eks ju. Siin rosinat ei ole, aga hakka pole. Kurat, ma ei tea, mis see on. Ja siis see... Võt, ma sain 1 tüki. Vaata, juba pool võit läks ära. Ja siis... Tead, vaata, ma pean mis selle katki tegema asjana. Tead, vaata, ma ei saagi nagu määrida seda otse peale, vaid pean nagu selle pidi puurima lahti, eks ju, pooleks ja siis ma pean panema alles. Et ma panen selle nüüd siia, niimoodi. Sorry, et mul nagu liiga lähedal on see kaamera, eks ju. Aga siis ma nagu proovin selle niimoodi pooleks teha. Ja nüüd ta läheb siit niimoodi ilusasti läheb. Päris tugev see plastiknuga siin. See puurib ikka ilusalt selle... Ma võiks selle puurida selle augu ka siia, vaata. Aga kohe me teeme 360 tiiru siin ringi ja me saame selle ilusalt läks poolik, läks lahti niimoodi. Oodata, nüüd ma läks ekraan ka nagu... Nonii, aga siin ta on, vaata, selline sisu. Selline pool ja siis on üks selline pool. Tead, mul on vastu
sülles vaata päris hullud asjad. Aga vaata, siin ta ongi mu hamburger. Et ma mõtlesin, et äkki paneks need lihad, tead, vaata need hoopis siia vahele. See oleks mõnus sai. Või vaata, hale värk on nüüd selles, et vaata need riisitükid siin. See ei ole riis, see on üks selline hästi mõnus, hästi, no teeme muidugi lahti, no siis me saame tunda, eks ju. Et noh, see või siin segab, see kukub mulle kogu aeg. Aga siin, seda ma proovin nagu lahti teha. Ja see vist läheb. Vaata, kus ta läheb? Vaata, ma proovin. Ma ikka ei saa, nii mõnus on kättudel, vaata, kuidas siin juhtub. See ka segab siin, vaata, see torkab nüüd siin. Nonii, vaat, ja lömmis, täiega lömmis. Mis ma tegin? Okei, nüüd ma saan maitseda uut asja, mida pole tükk aega maitsunud. Hörneid, no nii hörnes on siia. Ja siis see on porgandi. Hästi väikse tüki. Ja jälle tuleb üks väike hörnes. Ja siis on jälle see paprika. Mulle meeldib see paprika meeldib rohkem, sest see on soe. Eks ju? Eks ju? Eksisin ära oma sõnadega ja mõtetega. Aga nüüd ma võtan selle või ja siis ma määrin selle lihtsalt selle sõja peale. Nägid, keegi läks mööda. Väga kena naine. Mulle meeldivad ka sukapüksi. Ja sinna taga tuske. Aga tal on nagu hästi pikk kleit. Et siis kui ta tunnib, siis sa näed selle kleidi all on selline väike vahe, eks ju, siis sa näed natuke rohkem, nagu mingi 10 sentimeetrit rohkem ta jalgu, aga ta kõnnib päris kiiresti, et sa nagu ei jõua isegi näha. No, vanamees ikka ei näe, aga noored näevad ikka. Noored näevad kõik ära. Kõik saladused näevad ära, mis teised teevad. Et kui sa näiteks emale räägid, et tead, täna ma olin lihtsalt kinos oma sõbrannaga. Ema ütleb, ja, okei. Selge. Aga kui sa oma vennale räägid, et sa olid oma sõbrannaga kinos, siis su vend kohe ütleb, et ahaa, et mis kinos te käisite, et mis filmi te nüüd käisite vaatamas? Siis tüdruk hakkab mõtlema, õde hakkab mõtlema, et mis see kino nüüd oligi, et see oli vist selle Fast and Furious 6, eks ju. No, päris imelik, ütleb vend, et kuidas sa jõuad sellist filmi vaatama minna, kui sa oled alaealine ja sa pole veel 16-ki. Et need filmid vist vajavad selle, jah, mingi 16. No selle tapmise pärast ja need autoavareid, eks ju, ja siis naised on julmalt seksikad. Et selle puhul vend, jah, imestab natuke, aga ema ei ütle mitte midagi. Ema ütleb, jah, okei, selge. Ja siis vend hakkabki uurima asja rohkem. Et tead, äkki ta ei olnudki üldse kinos või äkki ta oli kinos poisiga. Äkki oli hoopis poisiga või äkki oli tüdrukuga. Oodata, siis peaksid lesbid olema või siis parimad sõbrannad. Ega tüdrukud niisama ka koos ei käi. Käivad nagu lihtsalt fun'i pärast, aga siis kui näiteks tüdruk käiks poisiga, siis ta peaks olema jah boyfriend. Et ma küll ei suudaks tüdrukuga niisama käia näiteks kinos. Ja oleks pointigi. Et tüdrukuga käidaks alati, siis no poisid ja tüdrukud käivad lihtsalt, kui nad on paarid, eks ju. Et kui nad sõbrad on, siis nagu no way. Et liiga igav hakkab. Et musi peab ikka kinos tegema. Kuigi. Sellest võime rohkem rääkida. Pärast. Aga nüüd ma nagu teen siin midagi. Eks ju, määrin selle või siia ära. Ma näen need lihatükid siia. Sest ehitan endale selle hamburgeri, millest ma panin täiega head juttu. Mis jäi jälle pooleli. Et sa varsti näed, kuidas mul see hamburger tuleb välja. No umbes ongi valmis.
nii palju siis raskis siin panna ja siis oh, no. Kukkus. Oodata. Oodata pilkadus ära, päris tore. Oodata, mul kukkus selle toidu sisse. Ta kukkus siia vahel kukkus mu see. Ja ma limpsin nüüd selle külari siin puhtaks. Vaata, iPodis on hästi väike külar. See on nagu nii väike külar vist. Ta külari auk on lihtsalt nii väike. Nagu siin all, kuhu sa paned selle juhtme ka. Et kui sa pead seda laadima, siis aga kõik on korras jälle. Ta lihtsalt tahtis sukelduda sinna lihadega kokku, tead. Aga siis ma tunnen, et vaata, see põhi on sellel väga pehme. Tundub nagu julmalt pehme. Et kui ma liiga kõvasti vajutan, tahan seda hamburgeri liiga palju, siis käsi läheb lihtsalt läbi. Okei, sai on väga hea. Sai on nagu tavaliselt, nagu siis sai ma poes mitte kunagi ei näe. Nagu nii hea, et huppu ja siis ma söön neid kõike korraga. Aga see on see kuskus, ja. Nüüd mul tuli meelde. On see kuskus. Kus on juist, tead. Seda see ütleb see koka seal. Teeb kokat, teeb seda ise seda kus ja siis ta kogu aeg räägib, kus no kus on, noh, kus on mitte midagi, keegi ei saa aru mitte midagi, millest sa nüüd räägib, keda sa otsid seal köögist ei tea, kus seda kuskusse ikka mis kuskusse, Jussi otsid või? Ei, kus see kuskus on, mis kuskus? Siis hakkavad vaidlema, kas ei tea, mis kuskus on? Kuidas tegid seda eile? Mis sa õppinud ära või? Mis tegid eile? Painkooke, kana, küpsetasid, praadisid, natuke kalasuid ka, eks ju. Aga siis tegid kuskussi ka, siis ta alles saab. Ahaa, kuskussi või? Selle, mille sa sõid ise ära või? Selle, mille sa viisid pärast, siis kui ma kokkasin, ma tahtsin sulle pakkuda ja siis sa sõid kõik ära, tead. Ma tahtsin ise ka endale seda kuskussi. Aga võt, sõid kõik ära, tead. Sellepärast ma olen väga vahane. Teine tüüp ütleb, jah, mina tegin kuskussi ja sina lihtsalt sõid need ära. Nagu nüüd ka praegu. Keegi tegi selle kuskussi. Äkki eila. Äkki üle eila. See oleks tore. Aga kuidagi tundub, et see on nagu mingi aasta aega vana. See on päris palju säilitusaineid, et see nagu säiliks siis, eks. Hästi. Aga ma arvan, et me oleme nüüd mingi 5 kilti kõrgusel. Ja see kuskus lihtsalt on nagu ära külmunud. Siin on hästi külm, kui sa lihtsalt nagu välja vaatad näiteks. Välja vaatad. Lihtsalt väike. No ma oleme nagu taevas, eks ju. Hästi valge. Sa lihtsalt vaatad aknast välja ja mitte midagi ei näe. Lihtsalt seda valgust näe. Ja nüüd kukkus see värk ka siin ära. Ja või on ka kõik kasutatud ära. Et kui sa vaatad seda, see on täitsa tühi. Nagu oleks mingi rott siin siplenud, käinud vannis, söönud oma vanni tühjaks. Ja nüüd on võid täis siis. Aga mul oleks nagu julmalt tore, kui ma saaks teada, et millal mu see akku saab siin otsa. Ja sellepärast ma tahangi panna, oota, ma panen selle arvuti, vaata. Et lihtsalt sellepärast, et midagi hullu ei juhtuks, et see video, vaata, ma panen need juhtmed jälle. No, teate küll, vaata, see iPodi aku ei tööta nii kaua. Okei, vaatame, kas ta läheb ikka. No ma loodan, küll ta peaks hakkama laadima. Okei, ma ei saa seda arvutit siia. No nüüd, ma saan selle ei saa, peaaegu saan. Nii. No nii, nüüd sa tulid tagasi. Oota, midagi juhtus jälle. Oota, liiga valge on. Oota. Ael lõpp. Okei.
ta imelikult muudab seda pilti täielikult imelikult. Okei, nüüd ma söön selle hamburgeri natuke, pole palju sööndki seda. Ma söön seda. Ja see on väga tore, et te veel ei tea veel, et kuuma päris lähen. Mehua, jotain. Ei ole muuta vai? Okei, no teetä sitten. Jaa, tellisin teet. Ja se on ilman rahata ka. Sokeria. Pitäis tää pitääkö maitoa? Joo. Teille kahviteet. Kuinka paljon se maksaa? Kahviteet ei ole. Se on ilmanen. Joo, ta juba tellid. Juba tuli, vaata, tee. 2 kahveja. Ta pakkus kohvi ja siis tee. Ja siis andis mulle selle ühe suhkrupahki. Tõesti, mul on vaja seda rohkem. Kahvi, kiitos. Aga nagu tee on väga tuline, väga tuline. Ja ma lihtsalt ei juua, vaata seda. Vaata seda poriloiku siin. Hullult palju serveeritakse siin. Ma unustan alati, et ma pean nagu kaamerasse otsa vaatama. Muidu see nagu tundub, et ma vaatan kogu aeg iseennast. Aga kust te teate, kas ma vaatan kaamerat või seda? Jah. Aga toimutti hea. Kahju, et siin keegi mu kõrval ei räägi. Sest ma lihtsalt ei juua samal ajal rääkida ja süüa. Aga kui mida rohkem ma harjutan seda värki, et söön ja söön samal ajal. See. Vaata, tegelikult on niimoodi, et nüüd ma söön nagu päris toitu. Aga nagu nüüd ma räägin teiega, siis ma armsa kaameraga, iPodiga. Tead, iPodist, sellest värgist on ka üks värk, et esimest korda ma sain selle oma õe käest, mille eest ma maksin 30 €. Tal oli see iPod 3 vist, hästi vana, vist teine, jah, 2 ja siis tal oli, jah, see hakkas mingi 4 aastat tagasi või. Ja siis see iPod läks katki, siis ma ostsin uue, 200 € maksis ja siis mul lihtsalt kindlustus sai just läbi, et 2 aastat kestab kindlustus ja mul oli just nagu 1 aasta ja 11 kuud. Ja siis läks katki. Just 1 kuu varem läks katki mul iPod. No lihtsalt see üks nupp läks vaata siin katki ja siis ma saingi kuu pärast juba uue iPodi. Mul täpselt seda sama, aga lihtsalt nagu kõik töötab jälle. Ja vaatan, et ma ei tea, kui kaua ma selle iPodiga siis nagu elan. Ilme teen. Sest ma ei tahaks. No siis mul on neid gigabaite ka nii vähe, et ma nagu need videod saan ainult 1 korra teha. Ja näiteks üle 40 minuti läheb, siis mul on lihtsalt memory saab täis. Pean arvutisse laadima. Või siis jah, interneti. Aga nüüd ma proovin lihtsalt seda suhkrut lahti saada ja ma saingi selle. Nagu näha, nagu ma võtsin juba pooled ära, et pooled pakist olid tühjad. Ja nüüd ma kallan lihtsalt siia. Ja siin on veel kuskil suhkrupakk, vaata jah, siin on suhkrupakk, kui on vaadata, vaat siin. Et ma kasutan kikara, et ma oleks muidu küsinud tema käest, et kuule, anna rohkem suhkrut, eks ju. Aga ei tohi ahne olla, Et oota, ma proovin lihtsalt seda suhkrut siin kätte saada, vaat, nüüd ma sain. Nüüd on kõik korras. Nüüd ma sain selle siit kätte ja vot see on alles hea. See nagu tundub, et ma ei saa seda pakki isegi lahti, vaat see on nii täis pandud. Ja kui ma oleks pannud rohkem suhkrupakki kui selle ja siis selle teise, mis ta andis, siis mul on lihtsalt liiga palju energiat ja sellest ei ole hea rääkida, sest seda on näha siis, kui ma kohal olen ja hakkan magusat asju sööma. Siis te näete, kuidas ma randa jooksen, sukeldun koos iPodiga ja vot siis läheb kõik metsa sealt. Et siis läheb elektroonika metsa ja siis läheb Raimond hakkab jäätuma seal ja kuhu ta ikka märjad riided ka paneb. Ei tea kuhu, pean koju viima ja oota, kus ma kuivatan neid ja kus ma need pesen puhtaks. No way. Et lihtsalt see energiatase peab olema hästi rahulik. Et muidu asjad lihtsalt lähevad keerivad kokku ja inimesed naeravad.
naabrid naerevad, kõik naerevad. Ja see on küll hea tunne, tead. Ja paned inimesed naarma. Natuke sööd lahedalt asju siin ja ega neid ei vähene, tead. Vaata, näiteks naabrile. Näiteks nemad on juba lõpetanud. Ja, nemad on ka lõpetanud, et need on niimoodi kokku pandakse ka. No ma näitan pärast siis, kuidas see kokku pandakse. Aga ma proovin nüüd jälle pooletunnise värgi teha siin. Lihtsalt liiga pikaks ei lähe. Ma tegelikult ma võtsin paar videot ära. Ma võiks nagu 35 minutit minna, aga ei. No, nii ma juba. Mis ma hädalda? Lihtsalt söök on lihtsalt nii hea, meeletult hea. Ja see värk on ka arvutitega, et need lihtsalt lähevad katki. Ja siis mul hakkab lihtsalt paha olla, et kui sul näiteks arvuti ühe aasta, siis ühe aastaga arvutid lihtsalt arenevad nii kiiresti, et sul hakkab paha olla oma arvutiga, mis on aasta vana. Ma kujuta ette, näiteks mu isa on 5 aastat kasutanud oma arvutust. Come on, 5 aastat ja küsida käest, palju tal memorit on näiteks. Oli niimoodi, et ma 5 aastat tagasi sain selle arvuti, see maksis 1000 eurot. Ja mälu oli seal 120 gigabaiti. Ja Intel Core oli vist 3 ja 5 aastat tagasi. Aga nüüd näiteks mul on arvut. Oota, gigahertsi ka oli mingi, oli mingi 1,8. 1,8. Aga need ka muutuvad, neil ka nüüd vahet ei ole enam. Ja siis, oota, mis ta oligi? Päris suur arvut siin, et hea mängida, eks ju, CS-i näiteks. Ja hea graafika oli ka veel. See on mingi graafikakaart, aga nüüd on niimoodi, et mul arvutamata siin, peidus niimoodi ja siis vaata, oi, väga tähtis asi on puudunud siin. See. Mul on ladurit vaja, muidu arvut saab akuks tühjaks ja ei mina tea, ei tea hotelli ka, kuhu ma lendan siis. Kaart ja kõik mul on tead seal, arvutis. Lennujaam on natuke ma taga, ei viitsi sellest vaata. Okei, arvutist. Näiteks see arvut on ostetud mingi pool aastat tagasi. Maksis 350 eurot ja tal on mälu 500 gigabaiti, aga 350 eurot ja 500 gigabaiti. Ja mu lisaarvuti 5 aastat tagasi oli 1000 eurot ja 120 gigabaiti. Et nagu see gigabaidid on ja mälu on lihtsalt nagu tõusnud. Ja siis mälu on tõusnud ja selle arvuti kiirus on tõusnud ja selles on Windows 8 veel sees. Aga hind nagu lihtsalt kukub. Sellest 1000 eurost 350 eurot, nagu ma olen saanud alla hindlust juba 650 eurot. Shit. Aga see on ka nagu imelik, et need tüübid ostavad mingid MacBookid näiteks, mis maksavad nagu üle 1000 euro. Ja nendel on seesama mälu, mingi 200 gigabaiti või nad on isegi rohkem saanud äkki. Aga väga harval on näiteks 400, 500 sellise hinnaga. Et mõtle, umbes 300 euroga, 400 euroga, sa saad nagu 500 gigabaiti endale arvutist, aga on sellised raha, no mina ei tea. Ja sellest võiks ka rääkida, et kuidas inimesed suudavad endale osta 1000 eurose arvuti, aga siis oma lapsele näiteks šokolaadi ei viitsi osta poes, kui laps lihtsalt tahab, et ma tahan šokolaadi, ma tahan nii šokolaadi, vaat selle teise poisi ka šokolaadi. Miks mina ei saa šokolaadi? Palun osta mulle isa niimoodi, tead, rahadega on niimoodi. Mina käin tööl, tead, alles käisime reisimas perega. Vot siis saime süüa natuke restoranis ja nüüd oleme kodus, eks ju. Ja ema teeb sulle tervislikku toitu, et sa ei sureks noorelt ära ja vot, ja siis hakkab, näiteks ema hakkab pahandama või okei, järgmine kord on niimoodi, et tüdruk tahab šokolaad ja siis isa ütleb niimoodi, nüüd aitab. Sa kogu aeg küsid šokolaadi. Kas tahad kohe, nagu ostan sulle juba suitsu või? Alkoholi ka või? Et kuidas sulle maitseb sellised asjad? Ja siis tüdruk hakkab nutma hoopis. Nüüd ütleb, et mina ei suitseta, ma tahan lihtsalt kommi. Aga siis isa ütleb, et kuule, vahet ei ole, kas on komm või suits. Sa oled ikka see... Ja kes tarvitab alati neid aineid. Iga päev pojad. Vahet midagi. Oota, vahet see.
nagu oleks mingi junni jäänud siia vahele. Oleks nagu sinep. Näed, nagu oleks mädanenud sinep. Juba toit külmaks läheb siin. Ja vaata, kui pikalt siin süda läheb. Kogu aeg teenindatakse. Ja kogu aeg keegi käib petsus. Näed, kogu aeg keegi käib petsus. Tuleb tagasi, läheb edasi, tuleb tagasi, läheb edasi. Aga mul tõesti söög lihtsalt ei saa otsa. Ja ma arvan, et ma alles jõuan mingi poole tunni aja pärast selleni. Et jah, oodata. See päris tore, lihtsalt, okei, ma räägin midagi lennukist, et alati enne lendu, okei, kui me juba õhku lähme vist, oli see enne või õhku läksime, siis steward, see lennu emand, eks ju, näitab sulle, et kuidas, kui me alla kukume kõik, siis lihtsalt paneme maskid peale, tead, kõik on korras, eks ju. Et sa ei saa üldse purutada. Mõtle üldse, kuule, sul läheb pea otsast ära, seda ta ei ütle. Ta lihtsalt ütleb, et kuule, pane mask peale ja kõik on korras. Ja maskid on siin vaata üleval. Sa pead sellest nupust võetama, et see, vist see nupp. Ma ei tea, äkki tuleb mingi telekas hoopis. Ma arvan, et first class inimesed, no seda selles autos vaata ei ole, selles bussis. No me läheme tead bussiga hoopis. Kust te teate, äkki olen bussi sees? Kuidagi tundub, nagu see oleks buss kui lennud. Laev see kindlasti ei ole, laev ei ole mitte kunagi nii kitsas. Tänavad ei ole nii kitsad, aga lennukis jah, natuke hakkab siin ahistama, tead. Kogu aeg kõnnid niimoodi, kogu aeg niimoodi kõnnid. Ja siis mingi kaks paksud vähemalt näiteks kõndidavad siit vahelt niimoodi. Siis viimati nägi jah, kaks paksu kõndisid ja nad ei julgenud nagu kõhuli minna teisest mööda, vaid nad pidid ikka pepuli minema vastu teisele niimoodi, et teine oli nagu niimoodi ja siis teine oli nagu niimoodi. Siis nagu tegid kalli nagu hoopis seljadega, eks ju. Ma ei tea, nad on vist, vaata seljad on, eks ju, hästi kenadad, saledad. Vist kõige parim koht ka, no kõige ilusam koht vist paksul inimesel, aga siis, kui nendel oleks näiteks kõhud vastamisi läinud, siis oleks nagu tundnud, kuidas tal lainetab see keha ja kuidas tal tissi kotsub ja kuidas tal nagu need rasvad ja kuidas tal see lihatükk näiteks liigub siit alla. Nagu tunnetab kõik ära, eks ju. Inimene nagu tunnetab. Ma näiteks panen su käe näiteks raseda ema peale, sest ma tunnen, kuidas ta jalgpalli mängib seal ema kohus. Ta on keerutanud endale lihatükist tead sellise väikse jalgpalli, millega ta mängib seal kohus, eks ju. Siis ma tunnetan, kuidas ta päravat teeb ja siis ma alati karjun, et tubli poeg, tubli vennas, tubli, kes sa iganes oled seal, aga tee ikka päravaid. Siis tuleb ikka, äkki boksib tead, kust ma tean. Ja see on hästi raske tunnetada tegelikult. Kui kaks paksukes kõnnivad siit mööda, see on jube kogemus. Pange parem seljad vastamisi, mitte kõhuli ei mine vastu teine teisele. Palun. Või siis paneme niimoodi, et teine lihtsalt läheb kükitab siia ja siis teine paksuke hüppab selle kükitaja üle. Võt, ongi lahendus. Et no see on see kükimäng ka, eks ju, et üks läheb kükile, teine hüppab üle ja siis kui ta on hüppanud üle, eks ju, siis tema läheb kükile ja siis see taga, või see järgmine jah, kes tuleb taga, võt see hüppab jälle ta üle ja siis jälle kükitab, eks ju. Siis nad saavad edasi. Siin on aga siin on need, kes töötavad, vaata, nemad tulevad niuhti, et kui ma panen näiteks pea niimoodi välja, siis pea on otsast ära, niimoodi. Kael võib nagu pärast jah, valus olla. Aga tegelikult ka on niimoodi, et ma lihtsalt seda sööki lõpuks ometi no mis lõpuks ometi alles pooled on söödud ja kus on alles üks veerand äkki söödud ja mul on juba 2 veerand tundi siin selle söömisega läinud ära, et siis vaatame, mida ma leian siis no, järgmises videos näeme, eks ju, musid, tšau! Ega see veel ei lõppenud, kõik peab nagu nii perfektselt lõppema. Ei usu, äkki ma topin selle kahvli suhu ja lõpetan niimoodi ju. Äkki vaatate seda ilusat paari siin.
kus on hästi kena tüdruk ja siis on hästi tavaline mees. Ja nad on mõlemad soomlased. Ja mu kõrval on üks vana mees koos prillidega ja tal on 2 vanameest kõrval ja ma arvan, et nad on mõlemad naabrid või nad on töökaaslased või siis nad on kindlasti pensionil kõik. Ja nad joovad kohvi. Kohvi. Näed, kohv. Inglise keeles on kahv nagu. Et kui sa näiteks hakkad köhima, siis on kahv. Aga jah, sobis, teate küll nagu iced tea, eks ju, see on nagu külm tee ja mul on nagu soe tee. Aga siis nendel on just see mitte soe kohv, vaid nendel on see purgis säilitatav limonaadi moodu nagu selline mullidega, eks ju, hästi magus. Limpa moodi piirgendus, ainult et nagu külm kohvi, eks ju, koos mullidega. Eks ole, päris tore. Panen pätlema. Vist ei pane. Panen seda Stewardsi right now. See ongi mees.